John Deere'i traktorid on rändamas mööda Eestimaad ja näitama oma võimeid ja võimalusi. Traktorid ise ei liigu, nendega liiguvad kaasas 2 meest. Üks näeb välja nagu rockstar ja tema nimi on Randel. Teine näeb välja nagu üks tüüpiline masinamees ja teda võib-olla järvamaalased teavad kohe päris hästi. Tegemist on künnimeister Jüri Laiaga ning Randel Schütz siis John Deere'i tootejuht. Mis sellel teekonnal on ka sellist põnevat ette tulnud siiamaani, kuni ta nüüd Paideselt jõudnud? Ütleme nii, et näeme ikka seda külaelu, nagu ta talvel käib üle Eesti, et liigume ju väiksemaid teid ja väiksemaid linna osaluid pidi, et eks see kohaliku elu nägemine just nii-öelda siis koha peal olles ongi see, mis ma saan aru, et Jüri on tohutult palju traktoriga läbi sõitnud. Randel, kas sinul on esimene selline kannatus, et traktoriga läbida Eestimaad? No ütleme nii, et kui nüüd mõelda tagasi möödunud suvesse, kus meil tuntud näitleja Tiina sõitis mööda Eestimaad, siis see oli võib-olla esimene tuur, kus mina olin natuke kaasaitav. Aga jah, et ise omal jõul traktori roolis mööda Eestimaad esimest korda. John Deere'i traktor on geniaalselt tehtud masin selles mõttes, et seal sees istuda väidavad masinamehed on ka pärast pikka tööpäeva sama, mis sõiduautos. Kas nad valetavad? Jaa, selle mõttes mõtleks, et on isegi parem kui sõiduautos, sest et tänasel päeval meie traktorid suudavad enamus tööst teha ise, ehk siis juhile jääb ainult siis nupude vajutamise roll. Jüri Lai, kas kunagi 20 aastat tagasi oleks fantaasiasse mahtunud, et tuleb istuda sellise traktori roolis sellise mugavustasemega? Ma arvan, et ei. Et asi on ikka jah muutunud nii väga kiirelt läheb edasi asi. Et kui võtta nüüd need traktorid siin, et on tõesti nagu sõiduauto ja mugav. Muidugi kogenud masinamehe käest on targem küsida tema tööomaduste kohta selle traktori puhul. Peaaegu kõik asjad on võimalik automatiseerida, et seal on ainult 2 nuppu on vaja vajutada ja otsa peal rooli ka keerata, et traktorile anda suund kätte, ülejäänud teeb ta ise kõik. Mis on need tehnilised eripärad võrreldes nüüd ütleme teiste levinud traktoritega, mis on selle John Deere'i nii kõrgele viinud? Ma saan aru, et tootejuht oskaks mulle suurepäraselt rääkida seda, mis tehasest on ette antud nende punktidena, aga praktiku käest on seda palju põnevam küsida. Üldiselt eks asi on lihtne, lihtsuses peab olema asi, et teda on väga lihtne kasutada ja ta on, menüüd on hästi arusaadavad ja nendega saavad kõik põllumehed väga hästi hakkama. Ja mis John Deere'il on just see eripära, et ta on täisraami peal masin, et neil on hea paigaldada esilaadureid ja esirippsüsteem, et raam võtab nagu kõik koormused enda peal, et ei ole koormatud mootoriblokid ja käigukasti korpused ja sai pildi tehtud siin ka ühest väikesest sõidukist, mis praegugi meile kaadrisse paistab võimsa John Deere'i traktori kõrval. See on teie tiimil selline abiauto või läheb sellist autot nagu tavainimesel ka vaja? Ütleme tavainimesel võib-olla igapäevases kasutuses vähem, aga põllumeestel kindlasti, sest et tegemist on Ameerikas toodetava sellise ATV-laadse sõidukiga, mis on mõeldud tegelikult just farmi abimasinaks. Hästi mugav vedada väikseid materjale koguseid mööda farmi piirkonda, et kui on vaja aeda parandada kuskil, viia meestele paar kotti, mingisugust materjali, tööriistu, varuosi, et just selline universaalne sõiduk väga hea läbivusega ja väga mugav peale maha hüpata. Mis selline masin ka maksab? Sõltuvalt varustusest hinnad võivad olla väga erinevad, aga ütleme nii, et alustades kuskil 10 000 eurost. Jüri, kui tuleks selline väga vastik ülesanne, mida ma kellelegi ei soovita, et öeldakse, et siin Paide John Deere'i esinduse ukse taga kõnnib kuskil hallis mantlis ringi Eesti keskmine põllumees.
on tumm, ta ei räägi mitte midagi, me teame, et on keskmine põllumees, talle tuleb soovitada mingisugune traktor, mis on selline traktor, mida Eestimaal kõige enam vaja läheb John Deere omadest? Noh, eks vaja läheb kõiki vastavalt vajadusele, et aga väga palju oleme müünud neid väikseid traktorid, 5000 seeria traktorid, näiteks 5100M, et see on hästi minev traktor. Ta on lihtne ja hind on ka vastuvõetav. Kui kõrgele üldse John Deere'i nii-öelda luksuslikumate mudelite hinnaklass välja läheb? Tavainimene tahaks võib-olla teada seda. Ütleme masin, mida täna Eestimaa pinnale pole jõudnud veel niipea, meie põllud pole piisavalt suured, aga 560 hobujõudu roomik-traktor, ütleme hinnaklassiks kuskil 350 000 eurot. 10 väga korralikku ja head keskklassi autot saaks ühe sellise traktori eest. Jah, seda küll, aga selles traktoris on ka rohkem kui selle 10 sõiduauto suutlikkus. Ta suudab ikkagi toita väga suurt arvu inimesi oma suutlikkuse ja töövõimega. Räägime paar sõna ka John Deere'ist kui kaubamärgist. Kuulus põdrapilt. Mis selle ajaloost teada on, kuidas moodi see legend John Deere'ist on kujunenud või kujundatud? John Deere kui firma alustas Ameerika Ühendriikides aastal 1837, nii et paar aastat tagasi tähistati 175. juubelit. Ja esimeseks tooteks olid tegelikult adrad, kus siis härra John Deere patenteeris spetsiaalse isepuhastuva adra, millest sai siis kiiresti hitt ja sealt sai kõik alguse. Selle järel siis vaikselt hakati tootma järjest rohkem erinevaid seadmeid ja esimene traktor tehti juba eelmise sajandi alguses. Nii et esimene traktori tootmisest on ka möödas juba 100 aastat. Ja Euroopa pinnale jõuti siis aastal 1950 umbes, kus siis alustati traktorite tootmisega Mannheimis. Ma mäletan, et kui 90. aastatel John Deere hakkas jõudma Eestisse, siis nendel, kes teda tollal siia tõid, ei olnud isegi mitte olulist müügiplaani kaasa pandud, oli enam-vähem nii, et sondeerige pinda, et kunagi tulevad helgemad ajad ja ma mäletan, et meie lihtinimesed raadios seda juttu kuulates mõtlesime, et sellist aega ei tule kunagi, millal Eesti inimesel on nii palju raha, et nii hea traktor osta. Ole hea, tootejuhina oskad sa kindlasti ka öelda, kas see kulutus tuleb kulutuse tegijale tagasi eelkõige läbi pehme polstri või suudab kallist traktor ka olla majanduslikult odavast efektiivsem? Tegelikult nii ongi, et lähme ju kogu aeg Lääne-Euroopa poole ja mis läheb kallimaks, on ikkagi esmajärgus tööjõud. Ehk siis, et rõhk on ikkagi efektiivsusel ja võimalikult säästliku tootmisel. See tähendab ka seda, et traktorid peavadki olema suured võimsad ja maksimaalselt automatiseeritud, et teha ära võimalikult palju tööd. Siin tuleb nüüd Paides pikem puhkepeatus ja siis läheb rännak, reis nädalapäevad hiljem edasi. Kuhu veel? Siit stardime tegelikult nädala pärast esmaspäeval stardime Koeru ja Koigi poole läbi Jõgeva, liigume Simuna ja Rakvere suunas ja sealt siis jõuame otsaga Tallinnasse. Nädalavahetusel teeme Tallinnas pausi ja uuel nädalal hakkame liikuma Lääne-Eesti suunas. Lähme läbi Keila, Haapsalu, jõuame Hiiumaale, Hiiumaalt Saaremaale, loodame, et meri ära ei jäeta vahepeal, et praamid ikka sõidavad. Ja Saaremaalt liigume siis läbi Lihula, Märjamaa tagasi Paidesse. Millega üllatate külastajat asjalikku masinast jagavat ja masina vastu huvi tundvat inimest, kes neil päevil nüüd praegu siia Paide John Deere'i esindusse satub Sokkari juurde? Kindlasti selle osaga, kuivõrd mugavad ja automatiseeritud on meie traktorid. Just selline suutlikkuse tase, mida inimene, kes pole John Deere'i traktoritega kokku puutunud, ei suuda endale ette kujutada. Milliseid lisavõimalusi kaasneb sellega, et tulla nüüd selle nädala jooksul siia või lükata see käik 2 nädalat hilisemaks? Kui tulla koha peale, siis on kindlasti mugav olla soojasruumis, et kui me liigume ringi, oleme õues, et on ilmad külmad, aga kindlasti koha peal on rohkem võimalusi rääkida põhjalikumalt erinevatest funktsioonidest. Nii, lõpetuseks veel tehnilist juttu. Jüri Lai, kui oleks selline traktor, nagu praegu siin hoovi peal olemas on, künnivõistlustel,
20 aastat tagasi võtta. Kas kehv mees oleks võitnud kõva tegijat? No kindlasti oleks asi parem olnud, et aga noh, eks ikka mees peab kündma seal. Päris Sepa ei armasta ka hea masin. Jah, et ega see traktor ikka üksi ei künna seal ka. Et aga muidugi, teda on lihtne kasutleda ja ikka asi on kerge ja juba see sisse-välja jooksmine, et seal võistlustel ju enamus aega oled sa arra taga, et on vaja reguleerida siit ja sealt. Kui tõsiselt praegu künnivõistlusi võetakse? Kunagi oli selline suur rahvapidu, kas praegu ikka konkurentsi jagub? Noh, ikka on, aga üldiselt ka nii külm on see asi, et nagu inimesi ei huvita see, et kui vaatad neid vanu pilte ja filme, et kui palju oli pealtvaatajaid seal võistlustel näiteks, noh, isegi praegult ei ole MM-il nii palju, kui Eestis oli vanasti. No need ajad tuleb tagasi kutsuda. Noortele meestele tuleb öelda, et ostke head John Deere traktorid ja hakake tegema. Just.